Iirimaal, Ameerikas ja pidi tegema suure bailout'i, mis tähendab, et tänaseni suured osad kõikidest pankadest on ikkagi riigi käes. Selliseid asju on väga raske ette näha. Ja need trendid, ma ütleks, et ma ei tea, mida siin joonistati, aga ma arvan, et see amplituud lähebki üha dramaatilisemaks. Mida rohkem hakkavad Hiina turud ja India turud mängima rolli, seda rohkem me hakkame nägema selliseid väga dramaatilisi muudatusi turusituatsioonides. Ja see, et sina seal oma MacBook Pros Tallinnas üks õhtu suutsid nii-öelda visioneerida, mis selle ettevõtte tulevik on, see on väga raske arvata, et sa oled tõesti selline geenius, mis nägi 2-3 aastat ette. Ja kui sa oled, siis võib-olla sa peaks börsil nagu maakler olema, et kui sa suudad neid asju ette näha. Selles mõttes ma võtan kõiki nii-öelda topsi soolaga, mis sinna on kirjutatud. Nii, elevator pitch, mainisin juba. Mis on elevator pitch? Elevator pitch on see, et sul on 60 sekundit kellegiga kunagi aega ja ta ei pääse su juurest kohe liiga lihtsalt ära, et ta peabki sind võib-olla kuulama 60 sekundit ja siis anna oma projekt, anna kogu selle asja nii-öelda tuum, see põhimõte edasi, et miks sinuga peaks kohtuma uuesti. Nii nagu riskikapitalistid Ameerikas ütlevad, et assume very short buildings. Et ära arva, et sa oled 100-korruselises majas ja saad seal 3 minutit rääkida selle inimesega, et fakt on, et umbes 60 sekundit oleks mõistlik ette valmistada. Kui sul korra on elevator pitch, siis sul on ka alati olemas see, mida rääkida inimestega kuskil konverentsil, istud laua taha, võtad kohvi, ei ole ebamugav, sul ei pea olema piinlik, sul on see lugu juba selge. Sa tead täpselt, mida sa räägid, me teeme seda, meie oleme eBay, ma ei tea, markide jaoks, mis iganes, meil on kõige paremad tooted selle pärast, et ja meie meeskonnal on sellised erilised võimed. Me teeme sellist asja, prototüüp on väljas, ma tahaks teiega rohkem sellest rääkida. Kas teil on aega kohviks? Mingi selline väga lihtne, arusaadav, mõistlik jutt toimib väga hästi. Ja seda võib ka töötada, seda võib vabalt töötada sisse, kui sa isegi helistad kellegile ja satud telefoni otsa selle inimesega. Kui sul on see jutt enam-vähem selge, see 60 sekundit, siis see ei ole kohmakas, see tuleb väga loogiliselt, see tuleb niimoodi normaalselt edasi ja teine inimene saabki ütelda, et okei, et see kõlab huvitavalt, et miks mitte. Kui sa mainin neid põhiasju, sa vajutad nendele nuppudele, et meeskond on päris hea, tundub, et prototüüp on valmis, ehk midagi on juba tõestatud, idee tundub olema enam-vähem õiges valdkonnas, kus midagi toimub, investeeritakse, liigub, kõik need nupud on vajutatud, okei. Et kui sa oskad nendele õigetele nuppudele vajutada ja niimoodi ladusalt, siis elevator pitch toimib. Ta on väga efektiivne. Jällegi ma tuletan meelde, te olete seal, et saada järgmist koosolekut. See tõenäosus, et ta nüüd võtab oma rahakoti välja, hakkab lugema sulle seda raha, on absoluutselt 0. Et ei tasu üle pingutada ja tulebki mõtelda selle peale, et te räägite, et lihtsalt saada seda järgmist koosolekut. Ja kui te pingutate üle, siis see on see tavaliselt, kui ma ei tea, kas ma tahan selle inimesega istuda terve tunni, ta siin juba väriseb 60 sekundiga. Et õppige see enam-vähem pähe, taimige. Ma olen mõne ettevõttega, ma olen niimoodi teinud, et ütlen, et okei, et simuleerime natuke seda situatsiooni. Lähme Reval Cafeesse, seal Pärnu maantel ja pitchime. Et vaatame, kuidas see toimib. Panid kokku siin 60 sekundit, et võib-olla mind räägid ära, aga tegelikult see peaks olema sellisel tasandil, et iga suva inimene ükskõik kus kohas saaks aru. Elevator pitch peaks olema piisavalt arusaadav ja mitte tehniline, et Reval Cafees inimene saaks aru. Võite minna, kui teil on lihtsam, ma olen pannud tähele, et inimesed kui sa alustad selle jutuga, et et näe, tudeng, ma ei tea, magister, teeb mingit tööd, hirmsasti tahaks testida, rääkida teile midagi, kas te oleks nõus kuulama, siis enamus inimesi on nii, et jah, okei, miks mitte, 60 sekundit, sure. Ja siis tehke see ära ja küsige, et kas saite aru, et nagu milles asi on, mida ma müün või mida ma üritan teha. Ja see feedback on väga-väga kasulik, sellepärast, et kui te korra 2 olete niimoodi ära testinud selle inimese peal, keda te ei tunne ja seal oli kõik see stress ja kõik, mis käib sellega kaasas, et rääkida mingi teistsuguse inimesega, ma tean, et eestlastele see on teinekord raske, et ma ei tunne teda ja ma ei ole saunas ja ma ei ole täis, nii et ma ei saa temaga rääkida. Et jumala pärast riides ja kainelt ei räägi. Et võib-olla see tõesti on selline asi, et tulebki harjutada.
ja kui sa selle harjutad ära, siis ongi lihtsam nii-öelda käia ja pitchida nagu, ma ei tea, ameeriklane. Sest et sul ei ole midagi häbeneda. Inimesed ei ammusta, ega nad ei hakka naerma, et oh my god, nii lolli idee. Ma pole ammu kuulnud sellist lolli asja. Räägi uuesti, et see oli päris naljakas. Vaata, ma helistan, et näe, räägi telefoni. Sõber tahab ka kuulda seda. Ja kui see juhtub, so what? Nagu lõppuda lõpuks, nagu, mida sa kaotsid? No, natuke nägu, so what? Me pole Jaapanis. Face ei ole nii tähtis ju tegelikult. Ei peakski ennast võtma nii tõsiselt. Et võib-olla ongi hea vahepeal seda egot niimoodi korrigeerida, siis mahub nendest väiksematest ustest ka sisse, muidu see pea nagu ei lähe läbi. Nii, elevator pitch, nagu ma ütlesin, sisuliselt annate kiire ülevaate, et mis probleemile te otsite lahendust, millisest turu suurusest me räägime, see, et te kavatsete sellega raha teha ja et teil on mingi meeskond, mis seda teeb. Need on mingid põhielemendid. Kui neid ei ole, siis mul jääb midagi puudu. Ja ma ei saa sulle ütelda, et jaa, kas saame kohviga kokku või ei saa, kas teeme lõunat või ei tee. Sellepärast, et siin on need põhielemendid ja ka põhiriskid. Tegelikult iga üks nendest minu jaoks on riskikastike. Inimesed, kas on inimesed, kes suudavad selle asja välja vedada? Ärimudel, et igasugu vingeid MTÜ ideesid ma olen kuulnud. Fantastilised maailma parandamise ideesid. Ja ma annan nõu ja abistan neid inimesi ka, aga algusest peale ma üritan seletada, et kuulge, et see on väga hea idee, seda on hirmsasti vaja, aga see ei ole äri. Eks? Et äri, MTÜ, 2 erinevat asja. On olemas ka päris huvitavaid uusi mudeleid, mida on viidud kokku nii-öelda selline heategevus ja äri. Näiteks microfinance Indias, kuidas on väikesed laenud antakse ja fantastilisi asju on tegelikult ära tehtud nende minilaenudega. On ka teisi selliseid projekte, kus nii-öelda parandatakse seda maailma ja teenitakse raha samal ajal. Aga on suht haruldased ikkagi. Selles mõttes tuleb väga selgelt, kui te investori juurde lähed, sa lähed raha küsima. Tema tahab oma raha tagasi saada intressiga. Isegi see Friends, Fools and Family tegelikult printsiibis tahavad ju raha tagasi saada intressiga. Ja mitte väikese intressiga, sest nad võtavad räigelt suurt riski. Suurim enamus nendest projektidest ei tule välja. Seega ma tahan teada, et kuidas sa mulle selle raha tagasi annad. Sa küsid raha, okei, fine, tore, no problem. Aga kuidas ma selle tagasi saan? Kas on usutav? Et sellisel asjal on turg, et keegi päriselt tahab sellist asja osta ka, mis iganes sa ei pakuks. Toodet, teenust, hüvesid, ma ei tea, efektiivsust, mis iganes see ei oleks, aga et seal on keegi, kes seda ostab. Probleem on selles, et mingid väga innovaatilised asjad tulevad teinekord enne oma aega. Mul on siin iPhone kuskil taskus. Enne seda oli Apple Newton ja kõvasti enne. Apple Newton tuli välja mingi 80. lõpus, aga failis täiega. Koos Apple'i ressurssidega, ta oligi enam-vähem sama suur isegi. Ta oli samasuguse kujuga, enam-vähem sama suur, natuke robustsem oli, kuna sellel ajal tehti asju, ei olnud nii slick, aga ta oli liiga vara. Inimesed ei olnud veel valmis selleks, nad ei olnud valmis ostma, ei olnud olemas seda contenti, et sa ei taha lihtsalt endale mingi kobakat taskusse, sa tahad teda ainult sellepärast, et mis siit kobakast välja tuleb. Muidu ta on lihtsalt document holder. Kui teed akna lahti, siis dokument ei lenda. Aga see content, need äpid, see tarkvara on see, mis teeb sellest midagi muud. Lihtsalt mitte kivi. Ja Apple'i geenius oligi tegelikult ju see, et tehti siia taha see App Store, kuhu tulid kõik need äpid sisse ja siis loomulikult kõik igasugu mängud ja raamatud ja kõik see, mis see content. Ja sellepärast see oli edukas. Esimene kord, kui Newton tuli välja, ta oli 2-3 programmi, uued kalkulaator, mul on 2 korda suurem kalkulaator kui enne, vinge. Et inimesed ei näinud seda, see ei olnud veel, turg ei olnud valmis selleks. Et mõned asjad on liiga vara. Super, et sa oled selline leiutaja, respekt, ma olen sulle karika, aga ma raha ei saa sulle anda. Kui ma ei näe, et reaalselt turg on veel seda valmis vastu võtma. Ja siis problem solution teema, et ideaalis ma tahaks näha, et see ettevõte lahendab mingit probleemi, et see probleem on päris. Kahjuks reaalsuses tavaliselt tullakse mingi asjaga,
mida veel täpselt ei tea, nagu mida ta lahendab. Ta midagi nagu teeb, aga kas seda on vaja ja kellel seda on vaja, see on pigem asi, mis on nii-öelda nice to have, mitte must have. Ja investorid kasutavad neid termineid kogu aeg. Nice to have on näiteks vitamiin, sul on praegu peavalu ja ma tulen sulle, näed, kui sa võtad 2 nädalat seda vitamiini, siis sul hakkab tekkima keres piisavalt mineraale ja sa tunned ennast paremini ja siis 2 nädala pärast sul enam peavalud uuesti ei tule. Iseenesest täiesti mõistlik, sellisel asjal on turg, tore. Aga see on pigem selline standard ärimudel. Sinna riskikapitalistid tavaliselt investeeri. Kuhu riskikapitalistid investeerivad, on need must have, need asjad, mis skaleeruvad kiiresti, mida turg kohe võtaks vastu, sest et sul praegu valutab pea, sa tahad aspiriini praegu kohe. Ja kui see on instant solution, see läheb otse kasutusse, see skaleerub piisavalt kiiresti, et mulle maksta neid intresse, mis ma ütlesin, mida ma tahaks saada selle riski raha peale. Seega, nice to have, must have. Me alati otsime seda projekti, mis on must have. Et ta võtab selle peavalu kohe ära, mitte see, et 2 nädala pärast võib olla, teinekord mitte, võib olla mingi muu põhjus. See ei too seda raha tagasi. Nii. Ütleme, et te saite siis sellest esimesest presentatsioonist 60 sekki, rääksite ära ja saate siis presenteerima. PowerPoint slaidid, ma ütleks, täpselt samad. Te võite neid lüüa lahti, problem ühele slaidile, solution järgmisele slaidile, market järgmisele, pärast seda business model, team ja siia juurde võiks panna mingi intellektuaalse omandi slaidi või midagi sellist. IP slaid on ka päris seksi, inimestele meeldib. Mingid sellised, sellised asjad võib siia juurde panna, aga sisuliselt see kõige tähtsam core, see sõnum on ikkagi nende slaidide peal. Ja täpselt samad teemad, aga nüüd sa käsitled neid oluliselt täpsemini ja põhjalikumalt. Nii et kui ma ütlesin, et kui me vaatame probleemi, siis minu esimene küsimus, kas see probleem on päris? Sest et inimesed kujutavad ette igasugu huvitavaid probleeme, mis minu jaoks ei ole probleemid. Näiteks ma vaatasin seda